Tule koos minuga silmakontrolli. Laste nägemist peab kontrollima 3. eluaastal kindlasti laste silmaarsti juures, 5-aastaselt samuti laste silmaarsti juures ja enne kooli peaks tegelikult laste silmi kontrollima kas optometristi kabinetis, kes on selleks ennast välja koolitanud või siis silmaarsti juures. Meie ootame lapsi alates 8. eluaastast ja selle jaoks on meil vahendid kõik olemas. Ole hea, pane oma lõugelaup sinna vasta, vaata sina majapunas katus, kui ta on parasjagu selge ja pilgutada võid hästi rahulikult ja vabalt. Nüüd ma annan sulle ühe pulga kätte. Kõigepealt me alustame sellest, kuidas sa näed ilma sul ühtegi prilliraami või prooviraami ees oleks, nii et võta enda kätte see pulk, pane oma vasaku silma ette. Nii, ja mina näitan sulle nüüd numbreid. Vaata mulle, kas sa seda rida ka saad ette mulle lugeda. 3, 8, 9, Tubli. 6, 5. Väga hea. Silmaarsti juures kasutatakse silmalihaste lõdvestamiseks tilkasid. Optometrist oma kabinetis neid kasutada ei saa. Seepärast kasutame meie tehnikat, kus me paneme lapsele hästi suured tugevused plusside näol ette ja üritame sellega silmalihase töö välja lülitada ajutiselt. Ja ära ehmata. Nüüd läheb päriselt uduseks. Kas sa näed mingi rea numbreid niimoodi, sa saad pakkuda, mis need olla võiksid? 3, Tubli. 5, Just. 6. Just. Ja midagi, eks ju. Nüüd on see koht, kus sa tegelikult ei näe veel teravalt, eks ole. Mina lähen nüüd natukese haaval selgemaks, et vähendan seda plussi seal ees ja sina hakkad aina paremini ja paremini nägema. Kas niimoodi on natukene parem? Jaa. Väga hea. Kui ma nüüd muudan, kas niimoodi on selgem või meeldis sulle enne rohkem? Nüüd on selge. Nüüd on selgem, väga hea. Kas nad on rohelise peal teravamad või nad on punase peal teravamad? Rohelise peal. Väga hea. Meil on üks õnnelik patsient, kellel on kaugele nägemisega kõik väga hästi. Nüüd me teeme paar silmalihaste liikuvuse testi. Sina pead vaatama seda ilusat rohelise pliiatsi otsa, on ju? Mina vahepeal liigutan seda. Ja tubli, väga hea. Teine silm tahab ka ringi liikuda. Ma tulen selle S-tähega sinu juurde. Ütle mulle, millal see läheb uduseks ja siis, millal ta läheb topelt, on ju? Sina püüa vahepeal pilti koos hoida. Nüüd on udune. Nüüd on udune. Õnneks meil oli silmalihastega ka kõik hästi, aga meil on veel vaadata värvi nägemine. Värvi nägemise testil on see, et kui sul on mingigi probleem värvi nägemisega, siis sa siit numbreid ei näe. Kas sina näed siin numbreid? 15. Suurepärane. Mis siin on? 5 ja 7. Väga hea. Mille teab lapsevanem, et lapsega võiks minna nägemise kontrolli? Kindlasti, kui sa oled ära käinud enne kooli silmaarsti juures vähemalt 2 korda, siis su lapse nägemisega peaks olema kõik hästi, aga on mõned sümptomid, mis võivad viidata, et sa võiksid veel siiski pöörduda kas optometristi või silmaarsti poole. Kas sa vahetavalt kissitad, kui sa kaugele vaatad? Ei. Ta on tahvli pealt ilusti. Väga hea. Silmad ei jookse teinekord kokku, et siuke tunned, pilt läks kaheks? Ei ole. Aga need sümptomid võivad olla lapsevanemale märgiks, et tegelikult tuleks nägemine üle kontrollida. Kool on kohe algamas. Enne seda tuleks lapse silmad üle kontrollida.